Valvekaamerate kasutamine on muutunud nii laialdaseks, et on raske läbi ühegi linnakeskuse jalutada, ilma et sind jäädvustataks vähemalt mõnele neist. Koos uksekella kaamerate leiutamisega kehtib see nüüd ka äärelinnade kohta. Need kaamerad on muutunud politsei jaoks oluliseks abivahendiks, aidates neid avastada uusi vihjeid ja kahtlusaluseid juhtumites, mida nad muidu oleksid võinud pidada mõistatusteks. Number 10. 30-aastane Jana Armstrong oli aastaid unistanud emaks saamisest ning 2026 aasta alguses sai tema unistused teoks, kui ta sünnitas oma esimese lapse. Jana elu oli pühendatud oma pere aitamisele ja see algas juba siis, kui ta oli laps. Tema ema Robin oli ajuhalvatuse tõttu halvatud ning tema isa Ron oli kurt. Jana õde Faith Isaacs ütles Guardianile, et tema õde, kes oli 4 õest vennast vanim, võttis hooldaja rolli enda peale. Aitas oma ema ratastooliga ning õppis juba noores eas viipekeelt, et oma isaga ladusalt suhelda. Ta hoolitses ka oma õdede-vendade eest ning temast ja Faithist said lahutamatud. Nende kahevaheline side oli ainulaadne, nii et kui Faith 2025 aastal teatas, et on rase, oli kogu pere, eriti tema vanem õde, üliõnnelik. Mõni kuu hiljem teatas Jana oma rasedusest ning õed rääkisid, kuidas nende lapsed kasvavad koos üles. Kahjuks tekkisid Faithile raseduse ajal tüsistused ja ta kaotas oma tütre 3 nädalat hiljem. Jana oli oma õe kõrval, et aidata teda sellel raskel ajal ja kui tema laps sündis, tasus õde talle selle heateo tagasi. 2026 aasta juuliks oli Jana poeg 4 kuu vanune ja ta valmistus tööle naasma. 7. juulil kohtusid 2 õded brunchiks kohalikus kohvikus Toowoomba's Queenslandis. Faith tundis, et tema õega on midagi korrast ära, kuid ta ei suutnud täpselt aru saada, mis see on. Veidi pärast keskpäeva läksid nad kumbki oma teed, mis jäi viimaseks korraks, kui teda elusana nähti. Hiljem samal päeval sai Faith oma õelt kummalise sõnumi, kuid ei arvanud, et midagi tõsist oleks lahti. Alles. 8. juulil 2026, kui Jana, abikaasa Dharmander Singh teatas tema kadumisest, sai perekond aru olukorra tõsidusest. Raportite kohaselt leiti tema auto hüljatuna 500 meetri kaugusel kodust, kuid teda ennast ei leitud kusagilt. Politsei leidis turvakaameras salvestise, kus ta siseneb ja lahkub kohvikust ning otsingute käigus avastati veelgi rohkem tõendeid. Turvakaamera salvestised näitasid ka, kuidas tema auto sõitis Darling Heightsi piirkonnas kella 21 ja 22,15 vahel, enne kui jõudis tema maja juurde kella 3 ja 5 vahel hommikul. Kuid turvakaamera ei näidanud, et Jana oleks sees olnud. Päivi toetas kogukond Armstrongi perekonda, korraldades mälestusvalveid ja aidates uue ema otsingutel. 11. juulil 2026 leiti tema säilmed Red Bank Creeki võsast, mis asub üle 45 miili kaugusel Jana kodust. Kasutades turvakaamera salvestisi ja tema säilmete leidmist, arreteeriti Singh ja talle esitati süüdistus ühes tapmises ja ühes perevägivalla juhtumis. Oluline on märkida, et Singhile on esitatud vaid süüdistus ja teda ei ole veel süüdi mõistetud. 2026 aasta augusti lõpu seisuga ei ole Jana surmapõhjust veel avalikustatud ja juhtum on endiselt pooleli. 9. 70. 3-aastast Ivan Varet Dungetest Uus-Lõuna-Walesist Austraaliast kirjeldas tema tütar kui armastavat ema ja pühendunud vanaema. Aastaks 2026 oli ta juba ammu pensionil ja veetis oma päevi maakodus Dungais, hoolitsedes loomade eest ja hoides maad korras. Kui ta parasjagu maavalduse eest ei hoolitsenud, osales ta kohalikes kunstiklassides ning soovis oma kunstioskusi veelgi arendada ja uusi sõpru leida. Selle aasta 19. veebruaril osales Yvonne Murumbenas TAFE kunstiklassis, mis asus tema kodust vaid 5 miili kaugusel. Kel 15 lahkus Yvonne kunstistuudiost ja sõitis Tweed Valleyway bensiinijaama, kuhu ta jõudis kell 15.15. Turvakaamera salvestis näitab, kuidas Yvonne ostab apelsinimahla ja laeb oma telefonile $50 eest kõneaega. Siit edasi jäädvustasid kaamerad, kuidas Yvonne sõidab mööda Queensland Roadi, mis viib tema koju ja sellega lõpebki turvakaamera salvestis. Vahemikus 16.24–16.48 kasutas Yvonne oma telefoni, et vaadata YouTube'ist kunstiõpetusi ja kontrollida oma kõneposti. Kell 16.48 lõpeb tegevus ja ta lõpetab sõnumitele vastamise. Järgmisel päeval, 20. veebruaril, teatas tema tütar politseile tema kadumisest, kui ta ei saanud emalt midagi kuulda. See oli tema jaoks väga ebatavaline ja tema perekond kartis, et midagi kohutavat on juhtunud. Kui tema tütar jõudis tema koju, leidis ta saapad ja mütsi, mis vastasid neile, mida nähti turvakaamera salvestisel. Tema sõnul olid ülejäänud riided korralikult voodijalutsisse kokku volditud ja toit podises endiselt haudepotis. Kuigi kõik sees tundus tavaline, tekitasid tema kodu välisosad palju muret.
Lautavärav, mis viis loomade juurde, oli puutumata, kuigi Yvonne võttis alati aega selle hoolikaks sulgemiseks. Ükski part, kana, koer, kass ega küülik polnud kadunud, mis tekitas veelgi rohkem küsimusi. Yvonne ei oleks kunagi jätnud oma loomi ega perekonda maha ning oleks alati oma lastega ühenduses olnud. Pärast põhjalikumat uurimist avastas politsei, et tema telefon oli 20. veebruari hommikul umbes kell 10:10 andnud signaali tema kodust umbes 3 miili kaugusel. Oma üleskutsete käigus said uus Lõuna-Walesi politsei teada ka seda, et Yvonne autot, kuldset Ford Escape'i, võidi näha 19. veebruaril kell 20:30 Dungay Creeki piirkonnas. Kahjuks puuduvad selle kohta turvakaamera salvestised ega fototõendid ning tema auto on endiselt kadunud. Alates veebruarist on uus Lõuna-Walesi politsei korraldanud ulatuslikke otsinguid ja pöördub regulaarselt avalikkuse poole teave saamiseks. Tema perekond on toonud ka Facebooki grupi, et tõsta teadlikkust ja koguda uusi vihjeid. Kõiki, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust uus Lõuna-Walesi politseiga numbril 131 444 või uus Lõuna-Walesi Crime Stoppersiga numbril 118 00 333 000, kus teil on võimalik jääda anonüümseks. 8. 59-aastast Daniel Dan Davis Colmad kirjeldati kui armastavat pereisa, kes elas koos oma naise ja lastega Marionette Parkis, Illinoisis, mis on Chicago äärelinn. Dan töötas valgustusdisainerina ja oli oma ettevõttes kõrgele jõudnud. Teatete kohaselt oli ta tavaline pereisa, kellele meeldisid sport ja seltskondlikud tegevused, kui ta parasjagu ei töötanud. 2025 aasta novembri lõpus kadus ta salapäraselt oma kodust jäljetult ning kui uurijad vaatasid läbi turvakaamerate salvestised, muutusid tema kadumise üksikasjad segaseks. Varsti pärast kadumisest teatamist otsisid Chicago politseinikud läbi tema kodu ja töökoha aadressi, kuid ei leidnud midagi ebatavalist. Tema tütar, Wendy, pöördus korduvalt sotsiaalmeedias inimeste poole, paludes teavet oma isa äkilise kadumise kohta. Uute vihjete leidmiseks uurijad käisid tema viimased teadaolevad liikumised uuesti läbi, mis viis nad päevani enne seda, kui teda viimati nähti. 24. novembril 2025 sattus Dan umbes kell 23:15 Garden Homesi tuletõrjedepoo lähedal laupkokkupõrkesse. Kokkupõrke tõsiduse tõttu pukseeriti tema sõiduk minema. Kogu juhtum salvestati politseinike kehakaameratega, kuna Dan keeldus hoolimata mitmest politseinike palvest igasugusest meditsiinilisest abist. Pärast keeldumist haiglasse minna viisid nad ta aadressile 115 Bourbon Street, kus ta töötas, ja nad jõudsid sinna veidi pärast südaööd. Tunnistajad meenutasid, et nägid teda lahkumas baarist või klubist kell 1:15 öösel, lahkudes jalgsi, eeldades, et ta läheb jalgsi koju või peatab takso. Järgmine tõend on turvakaamera salvestis, mis jäädvustas ta 6 tundi hiljem kell 7:30 hommikul. Wendy ja teised märkisid hiljem, et ta näis kõndides komistavat ja koperdavat, mis viitab sellele, et ta võis õnnetusest saada peavigastuse. Hiljem, samal päeval kell 15:00 jäädvustati ta taas turvakaameraga, kui ta kõndis Old Wester Avenue'l Blue Islandis, Illinoisis, kus ta tundus veelgi segaduses olevat. Tema liikumist jäädvustati kogu päeva jooksul kuni 26. novembrini. 26. kuupäeval kell 18:35 jäädvustati teda viimast korda Blue Islandis St. Donatuse kiriku lähedal. Pärast selle teise videomaterjali vaatamist oli tema tütar Wendy kindel, et tema isa oli saanud insuldi. Ta ütles Fox 32-le, et on näha, et vasak kehapool ei toimi korralikult. Ühel hetkel osutab ta millelegi ja tema käsi on lõtv ning tema näo vasak pool on lontis. Need on märgid, mida on lihtne märkamata jätta, kui sa ei tea tema tavapärast seisundit. Kahjuks jäi juhtum soiku, jättes Davise perekonna mitmeks kuuks teadmatusse. 2026 aasta 9. märtsil leiti Dani säilmed Illinoisi osariigis Blue Islandis raudtee äärest. Uurijad ei ole siiani kindlad, kuidas ta sinna sattus ning uurimine tema surma asjaolude selgitamiseks jätkub. Tema perekond on käivitanud GoFundMe kampaania, et aidata katta arvukaid kulusid ning seni on kogutud üle $35,000. Wendy lisas, et ülejäänud vahendid lähevad tema mälestus- ja matusekulude katteks ning tänas avalikkust armastuse ja toetuse eest. Number 7. 2025 aasta 31. juulil muutusid uus Lõuna-Walesi Walleri vaiksed äärelinna tänavad aktiivseks kuriteopaigaks. Kui elanikud lahkusid kodudest, et tööle minna, möödusid nad mitmest politseiautost ja kiirabiautost. Vaid mõne tunni jooksul oli kunagine vaikne piirkond muutunud aktiivseks uurimispaigaks ning ei läinud kaua, kui üksikasjad jõudsid meediasse. Tunde hiljem teatas politsei, et 21-aastast Athan Borsinost rünnati selja tagant, kui ta kõndis oma kodu juures auto poole. Teda oli tulirelvaga mitu korda löödud ning evanikud kutsusid politsei sündmuskohale.
Kirabi saabus samuti sündmuskohale, kuid tema vigastused olid nii rasked, et ta ei jäänud ellu ning kuulutati surnuks oma kodu ees. Urijid said kiiresti teada, et Atan, endise politseiniku poeg, oli kogunud endale mitu kriminaalsüüdistust ning pidi sel päeval kohtusse ilmuma relva- ja liiklusrikkumiste eest. Uurimise käigus saadi teada ka seda, et tal olid sidemed Austraalia kuritegeliku allilmaga. Ajaleht The Age teatas, et Atan oli olnud kahtlusadune Suleiman Sam Abdulrahimi, tuntud kui karistaja mõrvas. 2025 aasta jaanuaris rünnatis Suleimani Melbourne'is Prestonis, kui ta koos oma tüdruksõbraga autosse istus. Hiljem samal kuul avaldas politsei valvekaamera salvestise, millel arvatakse olevat Atan koos teise mehega sündmuskohal, relv käes. Väidetavalt sõitsid nad seejärel minema varastatud Nissaniga, mis oli Victoriast kadunuks kuulutatud. See paar vahetas seejärel mitu korda autosid ja süütas need pärast koju naasmist põlema. Ühtegi asjaosalist meest ei esitatud ametlikult süüdistust, kuid see andis uurijatele palju materjali, millega töötada. Kasutades uksekella kaameraid ja turvakaameraid hakkasid uurijad analüüsima 31. juuli sündmuskohta, mil Atan rünnati. Alguses hoiti neid leide saladuses, kuid kui politseil tekkis raskusi asjaosaliste tuvastamisega, pöörduti avalikkuse poole. 2026 aastal avalikustati need 2 mehe turvakaamera pildid. Erinevad allikad teatavad, et neid 2 meest nähti sündmuskohalt põgenemas vahetult pärast seda, kui Atan rünnati, istudes varastatud Nissani. Nissan leiti hiljem hüljatuna ja põvetatuna. Politsei avastas ka, et 2 meest, kes olid seotud Atani ründamisega, võisid rünnaku toimepanemiseks sõita Uus-Lõuna-Walesist Victoriasse. Teatatakse, et need 2 meest Uus-Lõuna-Walesist said väidetavalt abi 2 mehelt Victoriast. 2016 aasta augustis teatas politsei, et nende arvates oli keegi tellinud Atani tapmise ning nad soovivad väga teada saada, kes ja miks seda tegi. Tema väidetav seotus rünnakuga Suleimani vastu võib viidata kättemaksule, kuid see on vaid teooria. Kõiki, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Victoria politseiga numbril 131 444. Või kui soovite jääda anonüümseks, võite võtta ühendust Victoria kuritegude vihjeliiniga numbril 118 00 333 000. Number 6. 44-aastast Liz Waddeli kirjandasid tema lähedased kui lahked ja seltsivad naist, kes oli pühendunud oma lastele ja abikaasale. Pere elas Cary linnas, Põhja-Carolinas, kus Liz töötas füsioterapeudina. Tema patsiendid rääkisid temast ülimalt hästi ning ta oli oma kolleegide seas väga hinnatud. 2003 aastal kohtus Liz American Dance Festivalile Kaylin Waddeliga ja armus temasse kiiresti. Ülejäänud festivali aja veetsid nad koos ning otsustasid pärast koju naasmist oma suhet jätkata. Mõni aasta hiljem abiellusid nad ning lõpuks sündisid neil ka lapsed. 2026 aastaks oli Liz oma karjääris uusi kõrgusi saavutamas ning ta tegutses nii YouTube'is kui ka Instagramis. Juulis lendasid tema ja üks sõbranna Grenadale tüdrukute puhkusele. Nad olid broneerinud pika puhkuse vaid 2, kommenteerides, et see oli hästi teenitud paus nende elu kiirest tempost ja saginast. Nad saabusid 11. juulil ja peagi pärast maandumist registreerusid kuurordis. Esimesed 10 päeva möödusid probleemideta. Nad veetsid tunde basseini ääres rüübates kokteile ja lugedes raamatuid oma aina pikenevatest lugemisnimekirjadest. Nad käisid kohalikel randadel, suhtlesid kohalikega ja said proovida kohalikke roogasid. 21. juulil kolisid nad oma kuurordist Airbnb'sse Grand Anse ranna lähedal St. George'sis. Järgmisel päeval veetsid nad suurema osa päevast Airbnb's, minnes seejärel Grand Anse randa. Sõbra sõnul viibisid nad madalas vees ja nautisid päikest, kuid olukord muutus kiiresti. Umbes kell 12 päeval, kui Liz oli ujumas, jäi tema sõber tuppa, kasutades sülearvutit töö lõpetamiseks. Viimane kinnitatud turvakaamera salvestis temast oli umbes kell 12.04. Kell 17.50 muutus sõber murelikuks, kui ta polnud Lizist midagi kuulnud ega teda näinud. Pärast kallaste ja vee läbiotsimist sai sõber aru, et Liz oli kadunud ning helistas kohe Grenada politseisse. Nad avastasid, et viimane kinnitatud nägemine temast oli umbes kell 17.30. Nad avaldasid ka turvakaamera salvestise samast hommikust umbes kell 11.30, mis näitas viimast kinnitatud hetke, mil teda nähti. Tunnistajad andsid teada ja ütlesid, et olid näinud tema kirjandusele vastavat naist umbes kell 17.30. Nad ütlesid, et pakkusid talle oma jetiga sõitu, kuna olid mures, sest ta oli kaldast väga kaugel. Nende sõnul keeldus ta pakkumisest ja ütles, et on tugev ujuja. Tunnistajad lahkusid seejärel sündmuskohalt, mis jäi viimaseks korraks, kui teda nähti.
Kui Kalen sellest detailist teada sai, oli ta segaduses. Oma veebilehel findlis.com kirjutas ta, et tema naine ei olnud tugev ujuja, kuid tundis end vees mugavalt, kui tal oli ujumisrõngas või mõni muu ujuv abivahend. Tema sõnul ei ole ta kindel, kas naine sattus vette, maale või võib-olla paati. Libi lehe andmetel lendas ta 24. juuli Grenadasse, et aidata otsingutes osaleda. Sellest ajast alates on võimud ja Lizzie perekond otsinud rannajoont nii paadi kui ka drooniga, kuid nad pole veel ühtegi vihjet leidnud. Otsingukoerte meeskonnad on samuti randa läbi otsinud, kuid tänu suurele külastajate arvule osutus see keeruliseks. Nad otsisid läbi ka Mount Harmony rahvuspargi koos mitmete teiste metsaste aladega, kuid tulemusteta. Kalen lõpetas postituse, öeldes, et ta ei usu, et tema naine kadus tahtlikult ning avaldas tänu kõigile, kes otsingutes osalesid. Elizabeth Liz Wadellet kirjeldatakse kui valgenahalist naist, blondide juustega, 5 jala pikkust ja keskmise kehaehitusega. Teda nähti viimati kandmas rooste, oranži, nabatoppi ja sinise valge tribulisi lühikesi pükse. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Lõuna St. George'i politseijaoskonnaga numbril 147 3444 või 4544. Number 5. 2016 aastal domineerisid maailmas teated hirmuäratavatest klounidest, mis levisid kiiresti sotsiaalmeedias. Alustades USA-st ja levides kiiresti teistesse riikidesse, domineeris see lugu kuude kaupa uudiste pealkirju ning paljud kartsid, et tegemist pole lihtsalt süütu vembuga. 10 aastat hiljem jõudis see sama lugu taas rahva tähelepanu alla, kuid seekord teisel põhjusel. Veidi pärast kella 10 õhtul, 3. augustil 2026, kutsuti Ida-Saint politsei. Louis, Illinois, linn, kus elab veidi üle 17 000 inimese, sai kõne murelikelt elanikelt. 76 ja State tänava lähedalt. Nad olid kuulnud väljast ära ning kui nad aknast välja vaatasid, nägid nad tänaval bussipeatuse lähedal maas lebavat eakat meest. Mõned elanikud tormasid appi, kuid selleks ajaks oli ta juba väga halvas seisus. Kui politseinikud kohale jõudsid, märkasid nad kohe mehe kehal mitmeid torke haavu. Kiirabitöötajad viisid ta kiiresti haiglasse, kuid midagi polnud enam teha ja ta suri peagi pärast seda. Uurijate esimene ülesanne oli ohvri isiku tuvastamine ning neil kulus vaid mõni minut, et kindlaks teha, et tegemist oli 78-aastase John Wesley Allen Seniori kehaga. Raportite kohaselt tuvastati ta kiiresti tänu haigla käepaelale, mida ta kandis. Samal päeval oli ta külastanud kohalikku veteranide haiglat, et läbida mitu uuringut. John teenis uhkusega Ameerika Ühendriikide mereväes ja pärast auväärset teenistusest vabastamist töötas ta 35 aastat bussijuhina enne pensionile jäämist. Ta oli väga aktiivne oma kirikus ja külastas oma õdesid vendi mitu korda nädalas. 3. augusti õhtul oli ta teel oma õe koju ja ootas bussi vaid mõne meetri kaugusel tema korterist. Johnny perekond oli rünnakust laastatud. Nad kutsusid teda hellitavalt baby boy'ks ja ta oli kogu oma perele väga pühendunud. Tema õde Marie Stanford ütles meediale: "Me hoolitsesime alati üksteise eest. Ta oli parim vend, kes meilt ära võeti." Politsei avastas kiiresti, et tal polnud teada olevaid vaenlasi ning naabrid ja eakaaslased austasid teda väga. Kuna tal polnud vaenlasi ega isiklikke arveid klaarida, oli uurijatel raske motiivi kindlaks teha. Üheski raportis ei mainita, et tema isiklikke asju, nagu rahakott, telefon või midagi taolist oleks ära võetud, mis välistab röövi. Johnny perele õigluse jalude seadmiseks hakkas politsei läbi vaatama piirkonna valvekaamerate salvestisi ning ka uksekella kaameraid. Mõne päeva jooksul avastasid nad häirivaid kaadreid, mis olid salvestatud vaid tund enne rünnakut. Umbes kell 21:00 salvestas ühe elaniku uksekella kaamera. Selle kaadri, kus musta ja punast värvi kloonikostüümis mees kõndis nende välisukse poole. Pärast uksekella helistamist, et veenduda salvestamises, ütleb ta üht kahest asjast. Kas ma olen sind otsinud või mul on sulle kingitus? See pole selge. Kui elanikud ust ei ava, lahkub ta sõnagi lausumata ühe. Selle avastuse peale lootsid uurijad tuvastada videos oleva mehe ning postitasid selle sotsiaalmeediasse ja edastasid selle ajalehtedele. 3 päeva hiljem teatas East St. Louis'i politsei, et tänu turvakaamera salvestisele on seoses juhtumiga keegi arreteeritud. Juhtum on praegu pooleli ja kahtlusalune peab peagi kohtu ette astuma. Täpset kohtuprotsessi ja karistuse üksikasjad pole teada, kuid me teame, et neile on esitatud süüdistust tapmises. Marie Stanford ütles CNN-ile, tsiteerin: "Ma lihtsalt mõtlen, miks see inimene seda tegi. Ta ei tundnud mu venda. Nüüd peame meie siin istuma ja selle valu ning kannatuse läbi elama kellegi juhusliku teo tõttu." Number 4. 31-aastane Connor Anderson oli kõvasti tööd teinud, et endale unistuste elu luua. A Stocks.
2026 töötas Connor Anderson kliendijuhina Marshis, finantsteenuste ja riskijuhtimisettevõttes ning liikus oma karjääris ülespoole. 15. augustil reisis Connor Denverist, Coloradost Nashville'i, Tennessee osariigi, et osaleda Remaxi maakleromanike konverentsil. Vahetult enne üritust postitas Connor sotsiaalmeediasse, väljendades oma elevust ja lootust kohtuda teiste professionaalidega sellel üritusel. Ta peatus Millennium Maxwell Houses, mis asus vaid 10 miili kaugusel konverentsikeskusest, kus üritus toimus. Hotellitöötajad ei märganud sisseregistreerimisel midagi ebatavalist. Järgnevad tunnid olid ebakindlad. Me teame, et ta lahkus mingil hetkel õhtul oma hotellist, et minna East Nashville'i, külastada sealsetes baarides ja nautida linna ööelu. Connor ei naasnud oma hotellituppa ega ilmunud järgmisel päeval konverentsile, mis peale tema tööandja ja perekond teatasid ta kadumisest. Kui Nashville'i politsei sai selle teate, mõistsid nad, et neil oli juba olemas olulised kaadrid tema viimastest hetkedest. Umbes kell 1 öösel. Eelmisel õhtul peatas Connor 2 politseinikku paanikas ja murelikuna. Kogu kohtumine salvestati kehakaameratega, mis hiljem avalikkusele avaldati. Videos räägib ta politseinikele, et kohtus paar tundi varem 2 mehega, kes lubasid talle linna näidata $20 eest. Kui video jätkub, ta ütleb, et mehed viisid ta teise piirkonda ja hakkasid temalt rohkem raha nõudma. Otseselt videost tsiteerides ütleb ta, ja siis ma ei mäleta enam. Ta nõudis või sai minult veel $20 ja siis tema sõber käitus, nagu poleks midagi juhtunud. Seejärel ähvardasid nad mind. Ma ei lahkunud ja nad ähvardasid mind alla ajada. Pärast seda, kui ta palus politseinikel end aidata ja avaldust vastu võtta, nõustusid nad lõpuks, kuid Connor loobus, kui nad palusid tal isikut tõendavat dokumenti esitada. Hetk hiljem tänas ta neid nende aja eest ja kõndis tagasi East Nashville'isse, et oma õhtut jätkata. See oleks viimane kord, kui Connor Andersonit nähti. 21. augustil 2026 leiti Connor Andersoni surnukeha Metsasalu juurest James Robertson Parkway lähedal. Uurijad said teate leitud säilmete kohta, mille nad tuvastasid kui kadunud mehe omad. Tol ajal teatasid uurijad, et otseseid kuriteomärke ei ole, kuid nad ei saa veel midagi väristada. Järgnevatel päevadel viiakse läbi lahkamine ja põhjalik uurimine ning tema perekond saab ta viimsele teekonnale saata. Number 25-aastane Mehr Raza Ali oli Karachi linnas Pakistanis hinnatud ja armastatud ärimees. 25. eluaastaks oli Mehr rajanud eduka kohvikuäri, mis spetsialiseerus vahvliteks nimetatud magustoitude pakkumisele. Ta oli hiljuti lõpetanud Karachi ülikooli ärijuhtimise erialal ja pidas end alustavaks ettevõtjaks. Mehr oli ühendanud jõud oma sõbra Ahmediga ja venna Abdullahiga, kusjuures Ahmed oli tema äripartner. Mehr ja Ahmed olid olnud sõbradele 21 aasta ja isegi ettevõtte omamise stress ei suutnud nende sidet rikkuda. Kuigi Mehri isa sõnul hakkasid siiski mõrad ilmnema. 2026 aasta, 28. juulil töötas Mehr hilja Waflexis, kuid tuli korraks koju, et oma vanemaid näha. Tema isa ütles hiljem politseile, et poeg tuli koju ja lahkus uuesti, öeldes, et tuleb varsti tagasi. Kui järgmisel hommikul polnud temast endiselt mingit märki, hakkasid nad paanitsema ja helistasid Karachi politseisse, et teatada tema kadumisest. Mehr pidi abielluma 30. augustil. Ja paljud tema pereliikmed mõtlesid, kas pulmadega seotud stress oli talle mõjunud. Kuid see kahtlus hajus kiiresti, kui nad said teada, et tema telefon oli kas tühjaks saanud või välja lülitatud. Pere koos tema sõpradega alustas üle linna ulatuvat otsingut, kuid teda ei leitud kusagilt. Uurijad alustasid omaenda otsinguid, kuid samuti ei leidnud midagi. Järgmisel päeval, 29. juunil 2026, umbes kell 11:52 hommikul, sai politsei kõne ühest Pulmasaari hoonest. Kui nad sündmuskohale jõudsid, avastasid nad inimjäänused, mille nad kiiresti tuvastasid kui Mehr Raza Ali omad. Pulmasaali hoone asus tema kodust umbes 7 miili kaugusel ja politsei lootis välja selgitada, miks ta sinna viidi. Politsei lootis samuti välja selgitada, mis oli juhtunud avastamisele eelnenud tundidel ja õnneks oli Pulmasaali hoonest turvakaamerad. Express Tribune'i andmetel leidis politsei 29. kuupäeva kella 11:52 hommikuse salvestise täpselt sel ajal, kui tema surnukeha avastati. Salvestisel oli näha tema jäänuseid seal, kuid kui nad kerisid 1 päeva võrra tagasi, märkasid nad midagi häirivat. 28. kuupäeval ei olnud Pulmasaali ees mingeid jäänuseid. See tähendas, et kes iganes jättis Mehri sinna, tegi seda 29. kuupäeva varahommikul. Lahkamine näitas, et tal oli 1 haav rinnus ning kohtueksperdid võtsid piirkonnast püssirohujääkide proove.
Testament tõestas, et Hava leidus püssirohujääke, samuti ka teistes piirkondades. Nädalatel pärast Meiri surma rääkis tema isa, Hirt Jose, ajalehele Express Tribune, et tema poeg oli talle usaldanud, et tal olid võimalikud tülid oma äripartneri Ahmediga. Tema sõnul olid nad kahekesi Waflexis toorainete hindade üle vaielnud. Ja mõned allikad väidavad isegi, et Mira Raza oli juunis tellinud auditeid, et veenduda, kas kõik rahaasjad oli korras. Härra Hussein väidab samuti, et 2 venda katkestasid pärast tema poja surma kogu kontakti ja suhted perega. Augusti alguses kaevati Mira Raza säilmed välja uue lahkamise jaoks, kuna perekond avaldas rahulolematust esialgsete järeldustega. Augusti lõpuseisuga kohtuekspertiisi kordusuurimine on endiselt käimas ning nüüdseks on üldine arvamus, et teda rünnati tagantpoolt, kuna tema rinnal oli suurem väljumishaav, mis oli 38 mm. Erinevalt tema seljal olnud väikesest 7 mm sisenemishaavast. Kedagi pole arreteeritud ega ole esitatud ametlikke süüdistusi, kuid tema perekond kinnitab, et nad jätkavad õiguse otsimist, kuni vastutavad isikud võetakse nende kaotuse eest vastutusele. Number 2. 26 aastast Kitan Agarwali kirjeldati kui intelligentset ja armastavat noormeest, kes valmistus abielluma oma eluarmastuse Saja Goyaliga. Paar elas Indias Pune linnas, kus Kitan oli hinnatud ja austatud ärimees. Ta töötas ettevõttes Success Group, mis tegeles kinnisvaraarendustega piirkonnas, keskendudes ärilistele, tööstuslikele ja elamukruntidele. Ajalehe Hindustan Times andmetel töötas ta ettevõtte strateegilise turunduse osakonnas ning oli ka äriarenduse spetsialist. Kitan oli hiljuti lõpetanud Babson College'i Bostonis, Massachusettsis, omandades magistrikraadi ettevõtlusjuhtimises ja bakalaureusekraadi tarneahela juhtimises. 26 eluaastaks oli ta omandanud 2 kraadi, tõusis kiiresti karjääriredelil ning oli määratud kinnisvaramaailmas kaugele jõudma. Kui ta tööle jõudnud, veetis ta aega 20-aastases Seiaga ning nad olid 2026 aasta alguses kihlunud. Nende pered olid selle liidu üle väga rõõmsad ja plaanisid suurt pulma, mis pidi toimuma novembris. 18. juulil sõitis vastkihlunud paar Lokarti kindlusesse, maalilisse kindlusesse, mis asub 1033 meetri kõrgusel ja kus tavaneb vaade Sayari mägedele ja Pavana looduskaitsealale. Hiljem samal pärastlõunal sai Sia perekond temalt paanikas kõnesid, kus ta väitis, et Kitan kukkus pildistamise ajal alla. Alguses uskus politsei seda lugu. Seda arvati seni, kuni nad vaatasid sel päeval kindluse valvekaamera salvestisi. Kaamerad näitasid, et kapuutsiga mees kõndis paarist mitte kaugel nende järel ning politsei muutus kahtlustavaks. See kuju järgnes neile täpselt sinna kohta, kus väidetavalt Kitan kukkus. Kui nad kontrollisid 100 telefonikõnede andmeid, avastasid nad üle 2004 kõne ja 100 muid tekstisõnumeid tema ja teise mehe vahel. 22-aastane Chetan Chowdhury, ainuüksi 2026 aastal. Nad avastasid ka veel ühe häiriva vihje, 14. Juunil, 4 päeva enne kukkumist, külastasid Saja ja Chetan kindlust romantilisel reisil. Matka jooksul kukkus Chetan korra kergelt, kuid suutis tasakaalu taastada. Politsei sai aru, et Saja oli see, kes teda lükkas, väites, et tema teel oli madu ja väidetavalt oli ta tegelikult püüdnud teda päästa, lükates teda. Kui kõik need detailid kokku said, suutsid nad 18. juuni sündmused kokku panna. 23. juunil arreteeriti Saja ja Chetan seoses selle juhtumiga ning politsei nimetas seda nüüd tapmisjuhtumiks. Raportite kohaselt olid need 2 juba mõnda aega plaaninud Chetanist vabaneda ning kohtusid isegi 17. juunil, et oma plaani arutada. Politsei väitis isegi, et need 2 olid välja mõelnud salajase käemärgi, mida Saja kasutas, kui Chetan talle nende tagarajal järgnes. India politsei avalikustas ka, et nad leidsid rajal Chetani kohta 48 minutit turvakaamera salvestust, mis näitab, et tegu oli ette planeeritud. Juhtum on praegu pooleli ja need 2 peavad ilmuma kohtusse. Kitani perekond soovib, et teda mäletataks tema terava mõistuse ja armastava iseloomu poolest ning neil jääb üle vaid püüda mõista, mis juhtus 18. juulil. Esikohal 39-aastane Monique Tapp ja 37-aastane Spencer Tapp olid koos loonud ilusa elu. Paar kohtus 2018. aasta lõpus internetis ja armus kiiresti üle peakaela. Monique oli varem abielus olnud ning ka Spenceril olid varasemalt olnud pikad suhted. Vaid 2 aastat varem, 13. detsembril 2020, abiellusid nad vaikselt tseremoonial pandeemia tõttu. 2021 aasta jaanuaris korraldas paar peo kõigile oma sõpradele ja perele, et tähistada seda suursündmust. Paar asus elama Columbusesse, Ohiosse, kus Spencer töötas hambaarstina, olles omandanud doktorikraadi hambaravis.
Monique oli samuti kõrgelt haritud, omandades magistrikraadi lastehariduses. Aastaks 2025 olid nad saanud 2 lapse vanemateks ja olid põnevil oma uue ühise elu üle. Need, kes elasid nende lähedal, ütlesid, et tegu oli lahke ja helde perega, kes istus suveõhtutel õues, samal ajal kui lapsed mängisid õhtu hämaruseni. Nad hoidsid regulaarselt ühendust oma sõprade ja peredega, nii et kui 30. detsembriks 2025 polnud neist midagi kuulda, teadsid kõik, et midagi on väga valesti. Umbes kell 10 hommikul kutsusid pere ja paari tööandjad politsei nende koju. Kui politsei majja sisenes, leidsid nad Monique'i ja Spenceri majas teadvusetuna. Ülejäänud kodu oli tavaline, ilma sissetungimise või võitluse jälgedeta. Kiirabitöötajad püüdsid paari elustada, kuid pärast mitut minutit lõpetati elustamiskatsed ning mõlemad kuulutati sündmuskohal surnuks. Kohtuarst tuvastas hiljem, et mõlemad olid saanud tulirelvaga tabamuse ning sündmuskohalt leiti mitu padrunikesta. Tepe pere surm vapustas kohalikku kogukonda. Mõlemad olid hinnatud inimesed ja neil polnud vaenlasi. Andes pärast vestlust Monique'i perega ilmus välja võimalik kahtlusalune. Enne 2018. aastat oli tal lühike, kuid tormiline abielu Michael McKee'ga, kes oli veresoondekirurg Nevadas. Monique'i sõbrad ütlesid politseile, et naise sõnul oli Michael olnud kontrolliv ja emotsionaalselt vägivaldne ning ta tahtis meeleheitlikult lahkuda. Ta ei maininud kunagi midagi sellest, et mees oleks teda jälitanud, kuid hiljem ilmnesid vastuolulised üksikasjad. Seda silmas pidades hakkas politsei otsima tõendeid selle kohta, mis võis juhtuda ning just siis saadi kätte turvakaamera salvestised paari kodu lähedalt. 29. detsembri varahommikul kella 2 ja 5 vahel Mihaili kohta saadud info põhjal suutis politsei kiiresti tuvastada, et salvestisel olev mees on tema. Nad avastasid ka, et 2024 aastal esitas üks tema patsientidest tema vastu meditsiinilise hooletuse hagi. Nagu people.com teatas lahkus ta Nevadast, mille tõttu tema meditsiinilitsents aegus ja kolis Rockfordi, Illinoisi osariigi, mis asub Columbusest 445 miili loodes. Columbuse politsei leidis ka rohkem turvakaamerate salvestisi Michaelist. See konkreetne salvestis pärines 6. detsembrist ja see jäädvustati paari kodu juures ajal, kui nad viibisid Indianas. Salvestisel tundub, et Michael uurib maja ümbrust enne, kui saab aru, et kedagi pole kodus. Monique'i sõbrale ütles hiljem Spencer, et Monique oli millegipärast oma endise abikaasaga seoses ärritunud ja vabandas end hotellituppa tagasi minema. 2026 aasta 10. jaanuaril Michael McKee eritseeriti Rockfordis, Illinois, kui ta oli teel arstikabinetti, kus ta töötas ning talle esitati süüdistus 4 raskendatud tapmises ja 1 raskendatud sissemurdmises. Ohio seaduse kohaselt ootab teda süüdimõistmise korral tõenäoliselt eluaegne vangistus, millest vähemalt 32 aastat tuleb ära kanda enne, kui tingimisi vabastamist kaalutakse. Selle aasta mais ei tunnistanud ta end süüdi, sundides osariiki asja edasi menetlema. Pärast tragöödiad lõi Tepe perekond GoFundMe lehe, et aidata katta kulusid. Praeguseks on kogutud $244 000, eesmärgist, mis on $250 000. Tepe perekond on avaldanud tänu kõigile, kes on annetanud. Kui sina või keegi sinu lähedastest on kannatanud perevägivalla all, palutakse sul abi otsida. Abi on olemas. Võid helistada numbril 1-807-199-7233. Aitäh teile kõigile vaatamast! Kui sulle see video meeldis, vajuta kindlasti meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituste nuppu, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Chai Nats ja kohtume järgmises videos.